Tere, head tantsijad! Tere, head lauljad! Tere, head muusikud! Ja tere, Lõuna-Eesti parim publik! Tere tulemast 32. Lõuna-Eesti Memmetaadi peole! Ma palun tervitussõnu ütlema Eesti Rahvakultuuri Keskuse juhi Kaja Liivaku. Tere, tere tantsija, tere rahvamuusik, tere laulja, tere pealtvaataja. Nii tore on siit teie ilusate riiete vahelt lavale tulla ja teid Eesti Rahvakultuuri Keskuse kollektiivi nimel tänada ja tervitada. Et ma ei ole täna siin kindlasti üksi, et seal on 3 piigat, Urve, lehvitavad Anneli, Aigi ja Taisto on ka siin kuskil, kes igapäevaselt annavad oma südamest tükikese selle traditsiooni hoidmiseks. Et meie esivanemad juba teadsid seda, et õige pidu ei lähe lahti üksnes kaetud uhke lauaga, vaid siis, kui rahvamuusik või akordionimees oma esimese akordi tõmbab. Et seda rõõmu ja lusti täna me näeme kindlasti siin teie nägudes, aga eelkõige selle traditsiooni eest peame tänulikud olema Tiiu Matsinile, kes otsustas, et miks me peaksime sõitma sinna Tallinnasse, teeme parem oma vahva peo siin koha peal. Ja Põlvas loomulikult oli veel üks imeline tantsulustija ja õpetaja Tiiu, nii, perekonnanimi läks ära, Kiudor. Et tema oli see, kes siis selle Põlva asjaajamise oma südameasjaks võitis. Nii et head tantsulised, muusikud ja lauljad, pange see pidu uhkelt käima, et seda rõõmu jagada pealtvaatajatele, oma noortele, oma sõpradele, pereliikmetele, sest see on üks selline vahva pidu, mis põlvkondi seob. Suur tänu teile ja vahvat lustimist! Ja palume siia tervitussõnu ütlema ka Põlva maakonna esindaja, Põlva vallavanema ja Põlvamaa omavalitsuste liidu esinaise Maris Neeno. Head tantsijad, head lauljad, head pillimehed, head pealtvaatajad, head korraldajad. Tere, mul on väga hea meel teid kõiki siin Intsikurmus, Põlvas tervitada. See sissejuhatus oli juba väga ilus ja võimas. Ma arvan, et meil tuleb siin täna üks väga kena pidu. Ja kui midagi öelda, siis ma arvan, et see ongi see, et kõikidele nendele rühmajuhtidele ja veduritele ja inimestele, kes tantsivad, laulavad, pilli mängivad, et aitäh teile, et te teete seda. Sest et siin tantsivad ja laulavad ja mängivad pilli täna elurõõm ja elukogemused ja see on väga suur osa meie kultuurist. Ja kui see siia niimoodi Intsikurmu platsi peale kõik kokku tuleb, siis sealt tribüüni pealt on seda tõesti väga ilus vaadata. Ehk siis aitäh, et te meil olemas olete. Kõik maakonnad, kes on meile siia Põlvamaale külla tulnud, tere tulemast. Tulge alati, tulge jälle ja ilusad 32. Memmetaadi pidu meile kõigile. Aitäh! Ja kui meil on pidu alustatud, siis ei olegi muud midagi, kui asume asja kallale
ja palume kõigepealt siia Intsikurmu suurele platsile üles rivistada Võrumaa tantsijad. Ja enda juurde ma paluksin siia toolide peale istuma siis Kaspar Kurve, kes tuleb, räägib natukene Võru maakonna mõtteid. Tema on meil Antsla kultuurikeskuse direktor. Võime talle aplausi teha. No nii, tere Kaspar ja lähme kohe asja kallale, et teie kavas jookseb läbi terve elukaare lugu esimesest pilgust kuni teineteise hoidmiseni, et kui palju on nendes lugudes ja lauludes peidus päris Võrumaa inimeste enda elukogemusi ja mälestusi? Tervist ka minu poolt. Kindlasti on hästi palju, sellepärast et need lood, või vähemalt osaliselt on ju kirjutatud meie endi Võru inimeste poolt. Ja kes ikka kõige paremini seda kultuuriruumi tunneb või mõtestab kui Võru enda inimene. Nii et nendes lugudes räägivadki meie kombed, meie traditsioonid, meie mälestused. Jaa, aga võru keel ja huumor annavad sellele kavale väga omanäolise hingamise, et mis teie arvates just võrukeste elu ja armastuslood nii soojaks, eluliseks ja publikule äratuntavaks teeb? See on hea küsimus, seda peaks võib-olla küsima inimestelt, kes ei ole võrokesed, aga mulle tundub, et meil võrokestel on kaks olulist omadust. Esimene on see, et me oskame eristada olulist ebaolulisest ja teine on see, et me räägime ja ka loominguliselt räägime asjadest nii, nagu need asjad on, ilma filtriteta, mis tänapäeval on võib-olla natukene anomaalia ja ma arvan, et see siirus ja ehedus teevadki siis selle, et meie lood on parajalt humoorikad ja nii edasi. Kaspar, kui sa peaksid 3 sõnaga kirjeldama Võrumaa inimesi, siis millised need sõnad oleksid? Selline tunne on nagu istuks siin kadunud Urmas Oti Carte Blanche'i saates. 3 sõna, empaatiline, töökas, sihikindel. Ja viimane, ma saan aru, et Võrumaa on kohe valmis meil siin tantsuplatsil. Aga kui saaksid, Võrumaa järgmisena siis korraldamas meil Mehmetaadi pidu on, et kui saaksid omalt poolt kutsuda mõne artisti sinna esinema, kes see võiks olla? No olgem ausad, selle peo teevad eriliseks ilusaks ikkagi meie väärikad kollektiivid, siis tantsijad, lauljad ja pillimehed, aga kui niimoodi mõelda, siis mulle tundub, et kui tuua siia näiteks Tommy Cash, see võiks olla üks päris originaalne omamoodi kooslus, nii et sellele võiks täitsa mõelda. Aitäh, Kaspar, turvamehed on meil olemas, küll see Tommiga ükskord siia jõuab. Aga nüüd on meil käes Võrumaa kord, nii et olge hea ja peoliselt nautige ja plaksutage.
Kui naane minnu pahandas, ma tiia, mis ma tiin. Ma pannud imekotti ja viida veskile. Kui naane minnu pahandas, ma tiia, mis ma tiin. Ma pannud imekotti ja viida veskile. Oh, sa mu armas, kallis Võromaa, kus ma üles kasvi rõõmsa lauluga. Oh, sa mu armas, kallis Võromaa, kus ma üles kasvi rõõmsa lauluga. Mis nakka pääle sukkama, sa kangekaalne eit. Üts vikur tõse perre, mis muud kui põrgu sõit. Mis nakka pääle sukkama, sa kangekaalne eit. Üts vikur tõse perre, mis muud kui põrgu sõit. Oh, sa mu armas, kallis Võromaa, kus ma üles kasvi rõõmsa lauluga. Oh, sa mu armas, kallis Võromaa, kus ma üles kasvi rõõmsa lauluga. Kui naane minna pahandas, ma tiia, mis ma tiin. Ma võtad imekaindla ja kõlva kallistan. Kui minna pahandas, ma tiia, mis ma teen. Ma võtab imekaindla ja kõlva kallistan. Oh, sa mu armas, kallis Võromaa, kus ma üles kasvi rõõmsa lauluga. Oh, sa mu armas, kallis Võromaa, kus ma üles kasvi rõõmsa lauluga. Kui naane minna pahandas, ma tiia, mis ma teen. Kui annad mulle muusiosa, siis andis annama. Sinna hoidma, uhkusega hoidma.
teeme suure aplausi Võrumaa lauljatele ja tantsijatele ja ka muusikutele. Ja nüüd, kui Võrumaa on vaikselt meie tantsuplatsilt lahkumas, siis ootame teie ette Viljandimaad ja mina ootan siia enda kõrvale toolile Riina Mankinit, kes on Viljandimaa kava muusikajuht. Jah, väga mõistlik toetada teda aplausiga, siis seda kindlamalt ta tuleb. No nii, Riina, tänasel peol on muusika valik usaldatud teile. Et kui lihtne või keerukas see ülesanne oli leida need õiged palad just tänaseks siia Põlvasse Intsikurmu? Keeruline on öelda, aga tegelikult on nii, et kõik, mis puudutab muusikat ja kõik, mis puudutab kultuuri ja selle vedamist, on lihtne, kui sa seda tahad teha. Väga hea, aga kui lihtne on Viljandimaal üles leida need memmed ja taadid, kes just sooviksid rahvakultuuriga tegeleda? Memme ja taate pole vaja otsida, nemad tulevad ise. Väga hea, teeme aplausi nendele, kes vapralt tulevad ja on valmis igasuguse ilmaga siin platsil laulma või tantsima. Aga üks väike seik, mis on meelde jäänud kultuurimaastikult näiteks viimase 5 aasta jooksul, mis on mingi siukene eriline hetk, mis on teile hinge läinud? Võtan natukene kurvema poole pealt, 5 aastat tagasi lõppes see COVID-i jama ja pärast seda sellest madalseisust välja tulek, võt see oli super. Ja nüüd me teeme seda juba täie rõõmuga. Aitäh, Riina, sulle ja nüüd saame nautida seda kaunist Viljandimaad. Rõõm tuleb teinekord siis, kui ei ootagi. Siis, kui ei oska sa päiksekiirt lootagi. Kannab ta suul kalli kaaslase naeratust, jagades sõprust ja soojust ja armastust. Rõõm on me kingitus suur, päris osa. Hoiab meid hellasti, hüüab meid tasa. Kannab meid kätel, kui saanuks me tiivad, isetud, siirad teod temani viivad.
kuskil minu sees vuliseb üks salapärane rõõmuallikas. Just nagu muinasjutu soolaveski merepõhjas, mis ikka ja jälle igasugustes olukordades hakkab rõõmu tootma. Ma võin vahetevahel isegi lõpmata õnnetusolukorras olles ometi hetkeks, tunniks või päevaks tunda niisugust rõõmu elust, olemasolust ja kõigest sellest, mis mu ümber on head ja ilusat. See rõõm kerkib kuskilt mu seest ja haarab mind üleni. Neil hetkedel ma tunnen, et olen täiesti elus ja olemas. Ma tahaksin koju ja koju, vaid koju, kes kodus on tuuled ja päike. Ma tahaksin koju ja koju, vaid koju, kes kodus on kõigile kõike. Anna andeks mul see, et ei leidnud ma teed, varem tulla ja tulla. Olen süüdi su ees, kõigest loobuksin ma, või vaid tagasi saaks, tagasi koju. Jah, koju nüüd ma. Anna andeks mul see, et ei leidnud ma teed, varem tulla ja tulla. Olen süüdi su ees, kõigest loobuksin ma, kui vaid tagasi saaks, tagasi koju. Jah, koju nüüd ma. Mu mõtted on merele, mälestus maale ja paluvib lindude juurde. Ma tahaksin koju, vaid koju ja koju, oh kodu mind võtta sa kuulda. Anna andeks mul see, et ei leidnud ma teed, varem tulla ja tulla. Olen süüdi su ees, kõigest loobuksin ma, kui vaid tagasi saaks, tagasi koju. Jah, koju nüüd ma. Anna andeks mul see, et ei leidnud ma teed, varem tulla ja tulla. Olen süüdi su ees, kõigest loobuksin ma, kui vaid tagasi saaks, tagasi koju. Jah, koju nüüd ma.
Teeme suure aplausi Viljandimaale ja nende kavale Puhas rõõm. Aga järgmisena on meil tulemas kapellide ühiskava, kus kõik kapellid siis koos teile musitseerivad. Ja ennem seda palun enda juurde siis Põlvamaa üldkava orkestri seadete autori Peeter Änilane. Ja ta on ühtlasi ka Karmitorud Big Bandi dirigent. Ole hea, istu korraks. Kindlasti on selge väsinud juba seal dirigeerimisest. Et üldkava orkestriseade sulle usaldati, et kas tuli see ka üllatusena, kui selline pakkumine tehti? See tuli mulle väga suure üllatusena, sest seni ma ei olnud väga enda tegemisi seenioridega sidunud, aga küllap see on korraldajate poolne märk ja suunis, kuhu ma pean oma pilgud pöörama nüüd. Et oled sa Põlvamaa kultuurimaastikul kõvasti panustanud ja 24. aastal siin paar aastat tagasi oled saanud ka tiitli kultuuripärl. Et miks oled otsustanud just siia jääda Põlvamaale toimetama kultuurimaastikule? Ma olen siin üles kasvanud ja elanud ja see oli loomulik jätk ja minu arvates linn ei ole inimesele mõeldud elamiseks, vaid mulle meeldib käia linnas mõnikord esinemas ja pidutsemas, aga elada mulle meeldib maal Põlva lähedal metsas ja niimoodi ma siia jäin ja siin toimetan nii nagu oskan. Ja võib-olla veel piinaks ühe pisikese küsimusega Peetrit, et oled sa igal peol viimasel ajal minu hinnangul peaaegu osalenud. Eile samamoodi oli Põlvamaa noorte laulu- ja tantsupidu, kus sa ka toimetasid, et siinsamas Põlvas Intsikurmus, et oled sa vahepeal mõelnud, et peaks ikkagi siia ka endale mingi väikese pop-up telgi või väikse majakese panema nurga taha püsti, et siis ei peaks iga öösel sinna oma koju metsade vahele kihutama? Jaa, see oleks täitsa mõeldav, aga siis peaks mõni pruulikoda ka jääma oma pop-up telgiga siia. Siis saame hakkama. Aitäh Peetrile! Turvamehed, lähme. Ja järgmisena teie ees kapellide ühiskava Minu südames sa elad. Kas vana harva roosteta, heida roosteta. Maja tautta taevad tooli paaraleemad ära. Ükskõik kuigas kuigas kooli vaatab seegi säära.
kas vana arm ka roostetab, ei ta roostetab. Kas vana arm ka roostetab, ei ta roostetab. roosteva puudugega neid sahtlit tees võib olla. Ajab ütlusi iga neid kaanetake välja. Kas vana Arm ka roostetab, ei ta roostetab. 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 õitsei põunapuu, õhtul vaibub tuul. Öö kestab kauem kui üks kord, kevadkuu. Tuleb talvel, poiss on kõrval kraks. Pilt on ammu nähtud, aga ikka uus. Piltu otsib pilt kastedil. Öö ei kesta kauem kui üks ainus sillapilt. Tähed kihilal alla sihivad. Pilt on ammu nähtud, aga ikka uus. Muutub kõik, muutuvad aeg ja kombed. Armub paar käib ikka käsikäes. Teisiti see ei ole ta homne. Arm on see, mis muutumatuks jääb ja jääb. Õitseb õunapuu, taevas kumab kuu. Armastuseks sõbram pole vaja tiibu. Kaunis tütarlaps, poiss, kes hästi kaps. Pilt on ammu nähtud, aga ikka uus. Muutub kõik, muutuvad moed ja kombed. Armub paar, käib ikka käsikäes. Teisiti see ei ole ka homme. Arm on see, mis muutumatuks jääb ja jääb. Õitseb õunapuu, taevas kumab kuu. Armastuseks sõbram pole vaja tiibu. Kaunis tütarlaps, poiss, kes hästi kraps. Pilt on ammu nähtud, aga ikka uus ja kapellide ühiskava. aga lähme edasi ja nüüd oleme oma ringrännakuga jõudnud Valgamaale
ja nende kava on nimega Tants elab meie südameis ja sellest lähemalt rääkima palume siia Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuuri spetsialisti Valgamaal Urve Niinemetsa. No nii, Urve, teil on väga ilus pealkiri kaval, et aga mida tähendab rahvatants siis isiklikult teie jaoks, et kas see on rohkem traditsioon, rõõm või hoopis midagi enamat? Kindlasti traditsioon, aga ilma rõõmuta ei saa tantsida. Ja okei, lähme edasi ja Valgamaa eripäraks on siis Eesti ja Läti kultuuriruumi kohtumine. Kuidas on koostöö Valka tantsijate ja kollektiividega mõjutanud sealset rahvakultuuri ja peotraditsioone? Meil on sõbrad kaasas. 2 rühma on Valkast, aga Valgamaal on ka huvitav see asi, et Valgamaale mahub Mulgid, vana Võrumaa ja vana Tartumaa. No väga hästi, ühesõnaga ma saan aru, et te olete suurepäraselt sellega seal hakkama saanud. Aga kui nüüd natukene torgime teie isiklikus toimetamises, siis te olete lõpetanud Viljandimaa Rahvarõiva kooli ja õpite sarnasel erialal edasi ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Ma olen õigesti aru saanud, jah? Väga hästi. Aga ma ei mõista seda, et miks te ikkagi niidirulli tagant olete siis otsustanud minna keskusesse tööle ja siis niidirulli justkui klaviatuuri asemele nii-öelda vahetada? Vahepeal on tõesti selline tunne, et kangastelgede all sidust rakendada on palju lihtsam kui arvuti taga mõnda kirja kirjutada. Aga samas see annab mulle väga palju juurde ja aitab mul teises suunas areneda. Hästi, ma soovin edu teil valitud teedele ja soovin edu Valgamaale. Ühesõnaga, kava Tants elab meie südames, Valgamaa on teie ees. Aitäh, Urve!
Valgamaa on enda kohta öelnud, et tants on olnud läbi aegade meie rahva rõõmu, tunnete ja lugude kandja. See ühendab põlvkondi ning hoiab elus traditsioone, mis elavad edasi igas sammus ja muusika rütmis. Tänane tantsukava kannab endas mõtet, et tants ei ole vaid liikumine, tants elab meie südameis. Seda tunnet aitas eriti kaunilt edasi anda Uku Aru valss. Tants, milles põimuvad hellus, kodusoojus ja igatsus. Selle voolav rütm ja pehmed sammud jutustasid loo armastusest, mälestustest ja sidemetest, mis jäid kestma ajas. Noorus on aeg, mis jääb meiega kogu eluks. Aeg täis rõõmu, naeru ja mälestusi, mis elavad südames edasi ka aastate möödudes. Mõnikord piisab vaid ühest tuttavast viisist või tantsusammust, et meenutada suveõhtuid, sõpru ja hetki, mil maailm tundus muretu ning lõputu. Täna toome need mälestused taas ellu, sest noorus ei kao päriselt kunagi. See elab edasi meie lugudes, lauludes ja tantsudes. Sauna taga tiigi ääres mängis Mikku Manniga ja Manniga. Hüüdsid väikseid konnapoegi lõhki löödud panniga ja panniga. Hüüdsid väikseid konnapoegi lõhki löödud panniga ja panniga. Mu kodu kaugel maha jäi ja väike neiu kurvaks sai. Ja kui ta kuulis, et lähen ära kaugele, ei tea, kas tulen tagasi või sinna jään. Ja kui ta kuulis, et lähen ära kaugele, ei tea, kas tulen tagasi või sinna jään. Kuule, Manni, ütles Mikku, eks see ole kena kon. See vist selle suure konna väike sugulane on. See vist selle suure konna väike sugulane on. Mu kodu kaugel maha jäi ja väike neiu kurvaks sai. Ja kui ta kuulis, et lähen ära kaugele, ei tea, kas tulen tagasi või sinna jään. Ja kui ta kuulis, et lähen ära kaugele, ei tea, kas tulen tagasi või sinna jään. Rumal Mikku vastas Manni, ei see ole päris kon. Suurel konnal 4 jalga, sellel ainult saba on. Suurel konnal 4 jalga, sellel ainult saba on. Kodu kaugel maha jäi ja väike neiu kurvaks sai. Ja kui ta kuulis, et lähen ära kaugele, ei tea, kas tulen tagasi või sinna jään. Ja kui ta kuulis, et lähen ära kaugele, ei tea, kas tulen tagasi või sinna jään. Ja kui ta kuulis, et lähen ära kaugele, ei tea, kas tulen tagasi või sinna jään. Muusika ja tants on alati käinud käsikäes. Üks annab rütmi, teine paneb lood elama. Pillimehe mäng ei ole ainult viiside loomine, vaid osa rahva hingest ja pärandist, mis saadab inimesi pidudes, rõõmudes, aga ka argipäevas. Nii nagu pillimehe leib sünnib muusikast ja inimestest tema ümber, sünnib ka tants ühisest rõõmust ja soovist hetke koos nautida. Lasse lugu viib meid kaasa rõõmsasse peomeeleollu ja tuletab meelde, et muusika elab edasi seni, kuni leidub neid, kes tantsivad. Eks saatus ikka kaitse iga pillimeest. Nii meritsi kui maitsi õnnetuse eest.
ta hoiab hädas suure paha eest, kaitseb teda suure raha eest ja ei leia raha üles pillimeest. nii peied kui ka pulmad teavad pillimeest ja peitu ainult julmad poevad pilli eest. kui teised söövad pillimeeste tööd, kõik tantsu löövad, sina rütmi lööd, pill ei puhka päeval ega südaööl. ja nii see saatus näib, kui laul ei hinda olla saame haul. kurbusrööm pillimehe leib, kes see teab, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli võib. kes oskab õhku müüa kõhutäie eest, kes suudab laule süüa ainult pillimees. kurbusrõõm pillimehe leib, kes see teab, kuis ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli võib. ja nii see saatus näib, kui laul kurbusrõõm pillimehe leib, kes see teab, kuis ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli võib. ja nii see saatus näib, kui laul ei hinda olla saame haul. kurbusrõõm pillimehe leib, kes see teab, kuis ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli võib. Valgamaa on lõpetuseks öelnud, et meid ühendab ühine kultuuripärand ning tantsusammud, mis elavad meie südameis juba lapsepõlvest saadik. Rahvatants kannab edasi põlvkondade tarkust, rõõmu ja ühtekuuluvustunnet, sidudes inimesi nii siin Valgamaal kui ka üle piiri Valkas. Valgamaa tantsijad jagasid teiega natuke mälestusi, natuke romantikat ja ka korralik ports rõõmsat segadust, sest lõpuks on lihtne. Tants elab meie südameis, aga vahel ka natuke kontsades ja põlvedes. Aitäh, Valgamaa! Ja meie pidu jätkub ja kohe on tulemas Põlvamaa kava nimega Soovide maa, aga nii kaua kuni tantsijad ennast valmis panevad, paluma siia Taisto Uuslail. Taisto on siis meie peokoordinaator ja tehniline juht, ühtlasi Eesti Rahvakultuuri Keskuse kultuurispetsialist Põlvamaal. Aplaus Taistole! No nii, Taisto, peokoordinaatorina oled sa siin karussellis sees olnud kohe esimestest hetkedest peale alates, et kuidas sa võtaksid selle ettevalmistusperioodi kokku ja kas sa praeguseni oled peo kulgemisega rahul? Väga rahul olen ja tervikuna ma võtaks kokku selle
ettevalmistuse sõnaga sujuv. Ja just selle mõttega, et tegelikult selle tänase peo mõte sai istutatud juba Pühajärvel, kui Saidi ja Maarja ütlesid, et nüüd tuleb järgmine pidu ja Silva tuleb sellise ideega ja ehk siis see sai Pühajärvel juba ära paika pandud, kuidas see asi läheb. Aga et lihtsalt üks tore näide sujuvusest, et kui tundus ühel hetkel, et on väga keeruline just nagu, siis lahkusin 10 minutit ennem Charlotte OÜ sulgemist reede õhtul nende juurest, kus nad olid juba 1,5 tundi mind aidanud erinevates küsimustes ja toonud kuu pealt asjad ära ja nii edasi. Ja siis ma jõudsin siia platsile ja sain aru, et üks asi nagu on ikka väga valesti. Ja siis ma helistasin ja siis peale sulgemist veerand tundi läksin uuesti Charlotti asju lahendama ja sain lahendatud. No see kõik on võimalik vaid Põlvamaal. Aitäh nendele headele toetajatele, kes on valmis ka peale tööaega oma eraaega siis tõesti investeerima selle sündmuse jaoks siin Põlva Sintsikurmus. Taisto, sa oled rahvakultuuri spetsialist Põlvamaal. Kes või mis sind siis nendele radadele juhatas? Minul oli Ingeri vanaema ja Pihkva kandi vanaisa, kes koos esitasid akordioni saatel Liivaku kupleesid ja käisid inimesi lõbustamas pidudel. Neid kutsuti sellisteks peovaimudeks omal ajal. Ja teiselt poolt on olnud tuubamängijast vanaisa ja saksofoni mängijast ema. Nii et see kõik oli üsna loomulik rada minu jaoks. Väga hea. Ma saan nüüd aru, et korralik kultuuritaustaga perekond ise ka siis mõnda pilli mängib või oled jäänud ainult parmupillitinistajaks? Ja mängib igasuguseid pille trummidest kuni kitarrini ja laulan ka vahel. Teeme sellisele andekale inimesele aplausi. Aitäh, Taisto! Turvamehed, meie liigume sellepärast, et nüüd on aeg käes Põlvamaa kaval Soovide maa.
see oli Põlvamaa kava Soovide maa. Aga ma saan aru, et siiski väike lisalugu tuleb ka. Nii ütles dirigent Saidi, nii et Saidile vastu ei vaidle. Põlvamaa oli teie ees. Nii väga hea, turvamehed. Lähme nüüd. Saidi ei lähe kuskile kaugele. Tuleb selge ees tagasi siia platsile. Samuti ootame siia siis täpselt nimelt selge ees. Kordki võtad sa mind kuulda. Ja samuti ootame siia Maarja Pukk, kes on tänase peo tantsujuht ja Saidi siis laulujuht. Ja te võite istuda. Ma tulen teie vahele. Need kaks inimest on siis need, kes on tänase peo arhitektid ja võib-olla küsiks siis, et kui lihtne see tänane pidu kokku panna oli? Ma arvan, et ei olnud raske. Meil Saidiga koostöö toimib päris hästi. Jah. Väga kaunis. Kuna Maarja on jutukam, siis küsimus järgmisena ongi Maarjale, et oled noor ja aktiivne kogukonna tegelane ja samuti on sind juba nii-öelda märgatud möödunud aastal, kui olid nimetatud ka Põlvamaa aastahariduse sõbra nominantide seas. Et mis on toonud sind, Maarja, siia kultuurivaldkonda? Ma arvan, et see koht, kus ma olen kasvanud, ehk siis Kanepis, kõik on näinud juhuste kokkulangemise tõttu, sattunud rahvatantsu juurde, sealt edasi koolis huvisid juhtima, nii et see kõik käib omavahel kokku ja siin ma olen. Väga hästi. Saidi käest ei hakka küsimagi, kuidas tema laulu juurde sattus. See tõenäoliselt läheb ikkagi enne kiviaja aega juba, nii et lähme edasi oma küsimustega. Kumb siis Põlvamaal kõvem on, laul või tants? Selge, selles osas oleme ka üksmeelel. Väga hästi, aitäh Põlvamaa eestvedajad nii tantsu kui laulumaastikul. Turvamehed, võtame toolid. Nüüd ühiskava. Minu südames sa elad, kus siis kõik koorid
kapellid ja tantsijad ühiselt annavad oma panuse.
hea publik, meie kaunis pidu hakkab õige pea siin lõppema, aga enne veel, kui teie ette tuleb tänane viimane number, mis on pühendatud Tiiu Kiudorfile, siis ma palun enda kõrvale Helje Põvati, kes siis on nii tantsujuht, ta on Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi kuraator ja minu arvates Põlvamaa üks väärikavaid memmesid. Tiiu, Helje, meenutades nüüd Tiiut, et milline on olnud tema panus nii Põlvamaa kui üldse üle-eestilisse kultuuriellu? Vaatasin järgi ja Tiiu on käinud 10 vabariiklikul tantsulaulupeol, õigemini tantsupeol siis, ja kollektiive on tal olnud täpselt 17. Ta on olnud ka väljakul tegus, ühesõnaga nurga peal kuskil on ta olnud juhendanud siis teisi tantsijaid. Aga mis puutub nüüd Põlvamaasse, siis vaadates tagasi, siis Tiiu oli see inimene, kes oma südamelt, oma hingelt oli tantsija, juhendaja ja ta süda valutas kõikide tantsijate pärast. Sest tema motoks oli see, et ta ei vaadanud kella, kui palju kulus töö jaoks aega, vaid oluline oli see, mis oli tulemus, et see oli kõige tähtsam. Ja seda ta nõudis nii iseendalt kui ka tantsijalt. Ja Tiiu oli see, kes töötas nii memmedega kui lastega, sest Tiiu oli see, kes omal ajal viis ellu selle, et iga aasta said kokku koolinoored sellisel, mis sai öelda, see oli tantsupidu, aga see oli see, et nad näitasid oma tantse ja samas toimusid siis ka juhendajatele väiksed koolitused ja nii kasvas meie tantsupere. Ja muidugi memmede peod. Ei olnud, see oli tavaline, kui oli Insikurmus memmede pidu, siis oli Tiiu see, kes hommikul kell 5 oli siin platsi peal, pani maha märke, et tantsijal oleks mille peal tantsida. Ja koolinoorte laulupeod, mis olid Põlvas, see on Põlva kooli või Põlva keskkooli tollel ajal laulu- ja tantsupeod. Neid olid aastakümneid kestsid ja terve kool tantsis ja laulis. Ja kõige rohkem võib-olla on jäänud rahvale meelde see, kui publik oli kooli katusel ja tantsijad olid staadioni peal, et see oli võrratu pilt. Aitäh, Helje! Veel üks küsimus, kas sa mäletad ise, millal sa esimest korda Tiiuga kohtusid? Kuidas ja mismoodi see välja nägi? On küll meeles, jah. Ma olin siis 8. klassis ja meil oli tantsurühm ja me tahtsime pidusse minna, suurele peole. Ja Tiiu oli tol korral meie juhendajaks. Ja nende suurte pidudega seoses mul on meeles üks Tiiu jutt, kui koolis oli selline väga krutskeid täis poiss ja oli ette tantsimine ja miskit, Henn Tiibel oli tookord siis üldjuht, kes oli, vaatas siin neid koolinoori ja nad läksid omavahel natukene niiviisi sõna vastu ja Tiiu ütles, et ma hoidsin kõvasti enda seelikust kinni, et no nüüd, et kas lähevad ka suure sõna peale või ei lähe. Sellised vahvad mälestused. Aitäh, Helje, sulle selle meenutuse eest ja ma hetkel rohkem sind ei kiusa. Ma loodan, et tänapäeva nii-öelda maastikult on kasvamas palju selliseid Tiiusuguseid kultuurilembelisi poisse ja tüdrukuid. Igal juhul nüüd teie ette on siis tulemas õhtu viimase etteastena Tiiu Kiudorfi seatud seltsivalss.
aga väga hästi, meie lähme nüüd edasi ja teeme suure aplausi kõikidele tantsijatele, lauljatele, bändile, kapellidele ja loomulikult ka publikule, kes meile kaasa elas. Täname eraldi ka maakondasid. Aitäh Viljandimaa kavalavastajad Tiiu Siim, Riina Mankin ja Mait Reimann. Võite siis kõik, kelle nime siin öeldakse, võite sinna ettepoole minna, tantsijad on teile ruumi tehtud. Me saame eraldi kõiki tänada. Suur tänu teile Viljandimaa juhendajad Sirje Rein, Mait Reimann, Kirsika Vildersen, Age Einula, Sirle Eesik, Pille Sihver, Eda Anton, Riina Mankin, Maie Tammemäe, Ene Akkaja, Annika Joones, Tiiu Siim, Aire Ojalill, Maie Roosimaa, Anu Kangur, Viive Niinemäe, Merilin Metsatsirk, Anu Tomp ja Heli Tammai. Aitäh Valgamaa kavalavastaja Anne Jaakson. Ja suur tänu teile Valgamaa juhendajad Merle Soonberg, Anne Jaakson, Silvi Abolkaln, Anne Udelküln, Eha Mandel, Tamara Proletova, Hele Teras, Elin Lihten, Katrin Kõiv, Saiga Purne, Gunta Aabele. Aitäh Võrumaa kavalavastajad Linda Kapp, Tiiu Kungus ja Elin Lihten. Ja suur tänu teile Võrumaa juhendajad Linda Kapp, Erja Arop, Helga Ilves, Liilia Vildo, Marin Kuslap, Eda-Karin Luht, Tiiu Kungus, Elin Lihten, Valdur Helm, Riina Kööts, Ere Kungla-Jalajas, Anne Heier, Tiiu Kolk, Merit ja Vaher, Silja Oss, Piret Varjun, Aile Mällo, Valentina Larionova ja Liilia Weber. Aitäh Põlvamaa kava ja ühiskava lavastajad Saidi Tammeorg, Maarja Pukk, Peeter Änilane. Ja loomulikult ka juhendajad Põlvamaa. Anu Luiga, Heli Vestla, Virve Paal, Saidi Tammeorg, Esta Sokman, Kerli Kätman, Ester Liblik, Astra Volkov, Kalli Rõõmussaare, Rutt Luts, Marge Luude, Helje Põgvat, Anu Nael, Eevi Tamm ja Maarja Pukk. Aitäh kapellide kava lavastajale Mart Reimann. Suur tänu ühise maakondade ühtse koordineerimise eest. Aigi Pall, Urve Niinemets ja Anneli Kundla. Ja eraldi siis toome välja veel
suure tänu ja aplausi saatel peo toimkonna peolaulujuht Saidi Tammeorg, peotantsujuht Maarja Pukk, orkestriseadete autor ja orkestrijuht Peeter Änilane, Karmide Tarude Beatband, peokunstnik Epp Margna, hevindus Tauno Pettai ja TNK States OÜ, videomeister Paavo Eensalu, fotograaf Andres Treial, toitlustaja Emajõe Pruulikoda, tervisetugi Punane Rist, transamehed Olar Käo abilistega ja Pihlasalu OÜ. Suur tänu kõigile vabatahtlikele abilistele ja kõigile, kes on nõu ja jõuga aidanud. Ja infotelgis Rita Lutsar ja Kai Neemsalu. Päevajuht siis Timo Varik. Koordinaator ja tehniline juht Taisto Uuslail. Ja meie peoprojektijuht Tiina Ilves. Nii, ma saan aru, et nüüd peaks toimuma ametlikult vimpli üleandmine. Ja läks kiireks. Ei ole hullu, tuligi ootamatult. Nii kaua, kuni nad siis kiirustavad, ma loen ette siis sellise väikese asja, et peokorraldajad tänavad siis veel omalt poolt Põlvamaa Omavalitsuste Liitu ja Eve Neemsalu, Kanepi valda, Põlva valda, Räpina valda, Põlvamaa Arenduskeskust ja Lennart Liba ja Agnes Jojet. Aga nüüd annab Põlvamaa vimpli üle Võrumaale, kes korraldab järgmisel aastal 33. Lõuna-Eesti memme ja taadi tantsupeo. Palju jõudu selleks! Aitäh! Olgu veel öeldud Põlva muusikakoolile prooviruumide eest, Põlva koolile toolide eest, Kaelaahete tiimile Kanepi gümnaasium Maarja ja Urmas, rahvatantsurühmad Kanapää keerutajad ja Kanepi kanged ning loomulikult tänu ka sihtasutusele Põlva Sport. Meie toetajad olid Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital ja Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp. Meie koostööpartnerid Põlva Kultuurikeskus, Emajõe Pruulikoda, Käbliku Pruulikoda, Hinoelo OÜ, Himmaste MTÜ, Põlvamaa partnerluskogu, Kemmerling OÜ, AD Ekspert OÜ, Charlotte OÜ, Trükikoda Baar, Tähendusruum OÜ, Asjamees OÜ, Kanepi aiand, Jakob Hurda selts ja suur tänu kõigile toidujoogu ja joogi pakkujatele ja kauplejatele. Omalt poolt tahaksin tänada veel eraldi turvamehi, kes seisid minu selja taga kindla müürina, kaitsmaks mind lauljate eest. Head peolised, aitäh, et tulite. Kohtumiseni järgmisel aastal Võrumaal, turvalist koduteed ja kaunist suve!